Armu teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse tekstiks loen meie kiriku kalendri järgi 3. kirjakoha. See on 1. Johannese kiri 4. peatükk, loen salmid 16–21. Me tõuseme Jumala sõna kuulmiseks. Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Selles on Jumala armastus saanud meie juures täiuslikuks, et meil oleks julgust kohtupäeval, sest nii nagu on tema, oleme meiegi selles maailmas. Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Ja see käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda. Aamen. Istuge palun. Kaduvad ja kadumatud aarded. Üks eriline aare, mis võib inimese südames olla, on Jumala armastus, see kadumatu aare. Sõna armastus on ka tänase jutluse kirjakoha keskmes. Johannes kasutab siin seda mitmeid ja mitmeid kordi. Me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. See on tugev kinnitus, et Jumal pole mitte pelgalt kuidagi armastav, vaid Jumal ise on armastus. Johannes ei anna siin meile mingit abstraktset definitsiooni. Ta räägib ka tõelisest kogemusest. Jumal kohtab meid maailmas armastuse kaudu. Ja ma arvan, et üks õppimise viis, tarkuse omandamise viis siin maailmas on, mis on tegelikult laiem teadmine. Võib-olla me vahel unustame selle ära. Me võtame teadmisi vastu empiiriliselt, me uurime seda maailma, saame teadmisi maailma kohta. Teine viis on loogika ja filosoofia ja matemaatika ja kõik muud inimlikud sellised arutelud, mis on inimese käsutuses. Aga 3. viis, kui me tuleme Jumala sõna juurde, kui me tuleme palves Issanda ette, siis süvenemine, mõtisklemine, see kontemplatsioon, mida nimetatakse selliseks sisekaemuseks, kui püha vaim elab meis ja me tõesti otsime, mida on Jumalal meile öelda, mida ta oma sõna kaudu meile ütleb ja me võime kogeda tarkust, mis on hoopis kõrgemal nendest eelmistest tarkuse otsimise võimalustest või sellest tarkusest, mis seal tuleb. On olemas üks jumalik tarkus, aga seda ümbritseb, võib-olla õigem on öelda, see on täielikult läbi imbunud Jumala olemusest ja see on armastus. Kas me suudame seda armastust mõista? Kui lõpuks küsitakse meie käest, küsitakse sinu käest, küsitakse minu käest, kas sa oled armastanud, mida sa oskaksid vastata? Kuidas sa oled armastanud? Kuidas see on su elus väljendunud?
mida head oled sa siis ja õiget teise ligimese jaoks teinud. See ei ole lihtne, need ei ole lihtsad küsimused. Ma usun, et meil kõigil on siinkohal puudujääke, siin ongi oluline oma süda läbi katsuda. Aga Jumal on armastus. Me teame, et ega jumalikku armastust ongi esialgu väga keeruline hoomata, aga Jumal tahab, et me saaksime sellest osa, et me õpiksime Jumalat tundma. Me teame, et inimene ei suuda ookeani mahutada ämbrisse. No veel vähem oma inimliku mõtlemisega me suudame tõeliselt mõista lõputut, kõige vägevat Jumalat, kõige väelist logost, armastust. Ja see, et Jumal on armastus, ei tähenda leiget järeleandlikkust meie pattude suhtes, vaid Jumal on armastus, mis otsib igavest head, äratab meis esile igavest head, et meis tuleks see kuidagi välja, meis tuleks see esile. Paulus ütleb, vaata siis Jumala heldust ja karmust. Et samal ajal armastavas Jumalas on nii heldus kui ka karmus. See on huvitav. Tänapäeva inimene ei taha kuulda, tahab heldusest kuulda. Aga et ka Jumal võib ka karm olla ja ometi armastav, see teinekord ei pruugi inimeses kuidagi resoneeruda. Aga nendes sõnades, kui Paulus ütleb, vaata siis Jumala heldust ja karmust, Rooma kiri 11.22, nendes sõnades peitub armastuse sügavus, mitte odav sentimentaalsus, vaid püha ja tegus armastus, mis toob pääste. See pääste on ilmunud meile Jeesuses Kristuses, tema lunastuses, tema päästes. Ja et kõigepealt, mida peame meeles pidama, esiteks, Jumala armastus on esmane, Jumala armastus on päästev. Kes usub ja on ristitud, saab päästetud, usk kuidagi leiab tee, elav usk läbi armastuse, elava armastuse. Ja Johannes rõhutab, et meie võime armastada lähtub sellest, et Jumal on meid enne armastanud. Nii et armastus ei ole midagi, mida sina eneses esile kutsud, et nüüd ma pean kuidagi armastama. Nüüd ma pean ei tea, kuidas pingutama, vaid Jumal on sind enne armastanud. Armastus on nagu päikese valgus, kui võtta võrdpildina, aga ta ei ole nagu kuu pealt peegelduv valgus või taevakehadelt peegelduv valgus. Ta on ise valgus, kui võtame sellise võrdpildi. Meie ise ei ole valguse allikas, vaid meie kõigest peegeldame valgust, nagu peegeldab valgust kuu taevas. See tähendab, armastus ei ole inimese selline loomupärane omadus, kui me räägime patujärgsest maailmast, pattu langenud maailmast, mis on rikutud, kus patt on tulnud, kus on kõrvale jäänud jumalik armastus, eriline osadus ka inimeste vahel ja inimese ja Jumala vahel, kus on tõeline agape armastus. Nii et see enam ei ole inimese loomupärane omadus, vaid me saame praegu rääkida armastusest tõesti kui tõelisest Jumala annist, et meiegi võiksime peegeldada Jumala armastust, anda edasi seda, aga tõeline armastus tuleb Jumalalt eneselt. Oli kord üks Norra õpetaja evangeeliumi kuulutaja Hans Nielsen Hauge. Noore mehena töötas ta põllul ja teda tabas ühel hetkel üks vaimulik kogemus ja ma arvan, et
Kui vaadata seda näidet, ma toon selle kohe ja esitan lõpuni, aga mida ma tahan julgustada teid mõtisklema, kui te kuulete seda näidet, mõtlema oma vaimulikele kogemustele, mõtlema selle peale, kuidas Jumal sind on sinu sügavuses puudutanud. Kui sa paned kõrvale kõik tarkuse, kui sa paned kõrvale kõik teadmised, kuidas Jumal on sind puudutanud? Mis on sinu sees see kogemus, mille Jumal sulle isiklikult on andnud, et me ka selle kogemusega arvestaksime? Et sa lihtsalt tõeliselt usud Issandasse, tema tõesse, igavesse ellu, Kristuse päästesse. Sa igatsed kuulutada evangeeliumi, et sa igatsed elada oma elu nii, et sellel oleks tõeline tulemus. See ei tule teadmistest pelgalt. See ei tule akadeemilisusest kuidagi. See tuleb sügavast sisemisest usust ja sinu osadusest Jeesuse Kristusega. Hans Nielsen Hauge, kui teda tabas vaimulik kogemus, ta tundis päriselt, kuidas Jumala armastus täitis ta südame sedavõrd, et ta ei saanud enam teisiti oma elus teha, kui ta tundis, et ta peab aktiivselt hakkama evangeeliumi kuulutama. Ta asus elama lihtsalt, näete, teisalt lihtne elu, aga ta hoolis vaestest, asutas kristlike väärtuste järgi juhitud ettevõtteid, julgustas talupoegi lugema piiblit. Üks mees siis, kelle elu on näidanud, kuidas inimese süda saab muudetud siis, kui Jumala armastus puudutab teda esmalt. Ta saab isikliku kogemuse ja tal on elav suhe Issandaga. See on esiteks. Teiseks, tänasest kirjakohast lugesime, et armastus ajab välja kartuse. Johannes ütleb, armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja. Meie elu on sageli täis hirmu. Haiguste ees, hirmu üksinduse ees, hirmu tuleviku ees, surma ees, võib-olla veel millegi ees. Missugust hirmu sina oled oma elus tundnud või tunned tänaselgi päeval, on midagi, mida sa kardad, midagi, mida sa pelgad, midagi, mille pärast sa muretsed, midagi, mis ei anna su südames sulle rahu. Võib-olla on su hirm oma enese käitumise pärast või midagi muud. Kartuse raviks on olemas vaid üks tee, nagu loeme Jumala sõnast, Jumala armastus, mis annab kindlusega kohtupäeval. Kuidas see võiks meis esile tulla? Üks eriline näide veel, tuntud nimi Florence Nightingale, Briti meditsiiniõde, haiglate korralduse reformija. Tema elu oli ka selline, tema läks vabatahtlikult Krimmi sõtta, see oli aastatel 1853 kuni 1856, kus ta juhtis haavatud sõdurite eest hoolitsemist ühes halvas seisus haiglas. Seal tingimused olid õõvastavad, määrdunud, need linad, kõik, kuidas see olukord oli, räpane, nakkused levisid. Paljud arstid olid küünilised või ülekoormatud. Ja Florence töötas öösiti, lamp käes, käies palatist palatisse või ühes palatis ringi. Ja sellisest olekust, et kus tal lamp oli käes, ta sai hüüdnimeks lambiga daam. Ta ei pidanud kedagi väärtusetuks ega vähem tähtsaks. Tema motivatsiooniks oli armastus ligimese vastu ja veendumus, et iga inimene on loodud Jumala näo järgi ja väärt inimväärset hoolt. Ja ta kirjutas hiljem, kui ma ei saa teenida Jumalat teenides teisi, siis pole ma teda tundnud. Tema tsitaadi lõpp. Mida see lugu meile kõneleb?
missugused sinu elus on need tingimused, kus on määrdumist, räpasust, olgu või vaimulikus plaanis, ja kus sina saad õla alla panna. Küllap meil on igaühel siin oma südant võimalik läbi katsuda. Aga inimene, kes teeb oma tööd, mõeldes, et ta võib Jumala armastust edasi anda, tundes sellest rõõmu, et ta võib igavesel viljal lasta kasvada, ta tunneb sellest rõõmu. Ja nüüd me mõtleme oma elule, sellele paigale, kuhu sina oled asetatud, nendesse ülesannetesse, olgu või kui raske seal või mis muutusi vaja seal esile tuua. Florence Nightingale'i erilisus oli see, selle näite erilisus on ka see, et ta kutsus esile muutusi, mis hiljem tõi parema olukorra. Missuguseid muutusi pead sina oma elus esile tooma, et ka sinu elus tuleks esile Jumala armastus ja Kristuse evangeelium. Igaüks, ükskõik kuhu ta on asetatud kristlasena, ole sa ükskõik mis ametit, ausat ametit pidav, kus sa saad teha oma tööd, mõeldes igavesele tulemusele. Kui sina kohtud inimestega, kui sina näed oma töös inimesi, palveta nende eest, see on sinu ülesanne. Sinu ülesanne ei ole ainult teha oma tööd oma käte, jalgadega, oma mõistusega, oma andidega, et lihtsalt töö saaks tehtud. Kui sa oled tundnud oma kohal, et sul on mõni ülesanne, alustad oma päeva, sa teed oma ülesanded ära, lähed õhtul magama, näed ühed ülesanded tehtud, vaatame, missugused ülesanded homme tulevad. Sa pead vaatama, kuidas ma täna teenisin issandat. Kuidas nende ülesannete kaudu, mis mulle on antud, sai Jumal kirgastatud. Ükskõik, erinevad erialad, olgu lihttöö, olgu kes on ametnik, olgu kes on juht kusagil. Seal ei ole vahet. Me saame teha oma tööd, teenides Kristust. Ja mõtle, kuidas sa oled oma elu mõtestanud. Need ülesanded, mis su päevas on, või kui sa oled pensionil, mis ülesanded sulle on antud, sul on hoopis teistsugune aeg antud, et teenida jälle issandat. Aga mõtle selle peale, et see meie töö ja tegevus iga päevan oleks mõtestatud, et meid riiviks siia sinna, vaid me teame, mille pärast me midagi teeme. Ja viimne siht on issand. Viimne siht on tema armastuse edasi minemine. Viimne siht on, et me ise õpiksime ka Jumalat tundma ja muidugi, et evangeelium saaks kuulutatud. Et meiegi saaksime öelda, kui ma ei saa teenida Jumalat teenides teisi, pole ma teda tundnud. Olgu siis ka Florence Nightingale'i isiklik eeskuju, kes kusjuures ta alandas seal tolles olukorras surmade määra ligi poole võrra. Nii et ta mitte lihtsalt ei kuulutanud ka seal ja ei tegutsenud, vaid ta elas ligimese armastust, olgu see meile eeskujuks. Ja kolmandaks, mis tänast kirja kohta puudutab, Jumala armastust näitab meie ligimese armastus. Et lõpuks ütleb Johannes midagi väga konkreetset. Kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik. Ma arvan, et üldse peab väga ettevaatlik olema igaüks ütlemaks, et vot mina nüüd armastan ja mina nüüd teen ja mina nüüd olen midagi, kus on selline suhtumine, siis on väga suur tõenäosus, et asi on kuidagi vastupidine. Võib-olla peaks meil pigem esile tulema alandlikkus. Et tõeline armastus ja alandlikkus tuleks esile meis kuidagi
meile endile varjatult, rahulikult, vaikselt. Aga meie armastus Jumala vastu avaldub armastuses inimeste vastu. Vennast hoolimine, see ei ole üks vabatahtlik lisa, vaid tõend, kas meie armastus Jumala vastu on tõeline. Ja siin on palju kindlasti jälle läbikatsumise kohta. Kui mõtleme kirikuisadele, tuntud kirikuisadele, olgu näiteks Püha Augustinus, teame, ta oli suur teoloog, kirikuisa, kelle kirjutised on täis armastuse teemat. Mida tema rõhutas? Tema rõhutas, et armastus Jumala vastu peab ilmnema ka armastuses ligimese vastu. Ja küllap olete kuulnud Augustinuse kuulus lause, armasta ja tee, mida tahad. Kui eriline, armasta ja tee, kuidas tahad. Tähendab, et kui armastus juhib meie tegusid, siis teod on juba õiged. Samasugune seos on ju, kui vaatame 10 käsku. 10 käsu kohta on ju välja toodud ikka seda, et kui esimene käsk on armasta issandat kogu südamest, et issand on ainus ja kui seda täidetakse, tegelikult täidetakse kõiki järgnevaid juba iseenesest. Või sina pead oma isa ja ema austama, käskude teine pool. Kui sellega on hästi ja me võtame vastu neid väärtusi, mida meie esivanemad on hinnanud, mis on läbi aegade olulised olnud, mida on südames hoitud, no siis ei olegi, eks ole, abielu rikkumist, varastamist, tapmist, nii edasi, ja himustamist. Ja Jumala armastusega on samamoodi. Kui sind täidab Jumala armastus, siis sa võidki teha seda, mida tahad, sest sinu tahe on kooskõlas Jumala tahtega. Ja nüüd ongi see üks elu eesmärk. Igaühel ka mõelda, kuidas minu tahe on päriselt kooskõlas Jumala tahtega. See on võtmeküsimus. See on võtmeküsimus, et me võiksime päriselt vilja kanda siin maailmas, kui meie tahe on kooskõlas Jumala tahtega. Me ei saa elada ka nii, et mina ei taha midagi teha ja ma püüan siis Jumala tahet teha. No see on selline, orjamine, kartuses kuidagi tegutsemine ja kohustusest. Ei, meie eesmärk on, et meie tahe saaks joondatud Jumala tahtega. Me saaksime täidetud Jumala armastusega ja siis me võime teha nii, nagu me tahame. Siis on sellel tahtel hea tulemus. Kui armastus juhib meie tegusid, siis on need õiged. Augustinus ise pühendas oma elu inimeste õpetamisele, andestamisele, koguduse ühtsuse hoidmisele. Ta oli ka eeskujuks praktilises armastamises. Neid näiteid on ju veel. Püha Assisi Franciscus, hea näide armastuses, mis ei tunne piire, tema elu, missugune oli. Tema valis vaesuse ja alandlikkuse tee, pühendudes vaestele haigetele. Ta elas oma Jumala õpetuse järgi, samas seda õpetust võibki kokku võtta Johannese sõnadega, armastada kõiki, ka vaenlasi ja nõrku, väljendades seda nii teos kui ka sõnas. Ja mind on väga imestama pannud, kui kuuled tõesti inimene, kes on käinud issandaga ja kui kuuled, et näiteks mungad, kes on väga palju palvetanud ja tõesti elavad sügavas osaduses issandaga, meienigi jõuavad tänasel päeval kas mõned videopildid, kui sa kuuled, et inimene valutab südant saatana pärast. Inimene valutab südant kurjade vaimude pärast. Aga kuidas nende päästega?
see olukord nendele on raske, aga inimese armastus, tähendab see jumalik armastus, mis inimeses on, paneb südant valutama ka nende pärast isegi. Et kas selline armastuse tasand on kusagil olemas. Me ei saa ligimestegagi ümberringi hakkama, mida veel rääkida kurjadest vaimudest ja saatanast enesest. Aga on olnud ja on inimesi, keda Jumala armastus täidab nii palju, et isegi nende pärast nad valutavad südant. See on väga eriline. Niisiis, armas kogudus, tänane kirjakoht kutsub meid kõiki enesesse vaatama. Ja Johannes ei jäta meile ruumi kaheti mõistmiseks. Kes väidab armastavat Jumalat, aga ei armasta venda, elab pimeduses. Aga see ei ole kuidagi hukkamõist, vaid kutse. See on kutse. Üleskutse elule täis armastust. Ja küllap selline armastus peab tähendama palju loobumist. See ongi nüüd see, kus me näeme, et me võime ja peaksimegi teinekord millegini jõudma läbi valu. Sa pead endast loobuma. Sa pead endast tükki ära andma selleks, et päriselt armastada, päriselt teha teisele. Me ei saa oma mugavustsoonis iseennast armastades tõeliselt armastada teist inimest. See tähendab seda, et kusagil sa pead enesest loobuma. Jah, armasta ligimest nagu iseennast, aga olgu see iseennast armastamine mitte selline egoism, vaid olgu see selline tõeline jumalik armastus, nii nagu Jumal on armastus ka armastus poja ja isa vahel, isa ja püha vaimu vahel, püha vaimu ja poja vahel, püha kolmainsuse sees on see armastus. Küllap meis peab ka olema see olemus, aga ärgu olgu see egoistlik armastus. Jumala armastus on algus, tee ja eesmärk. Ja see annab meile kindluse kohtupäeval, kui sa kahtled. See annab meile julgust elada ja see kannab vilju. Armastus meie ligimese vastu. Olgu see Laatsarus, täna kuulsime kirja kohta Laatsarust meie ukse ees või keegi, kellest ühiskond on mööda vaadanud. Püsigem selles armastuses. Peegeldagem seda oma elus ja tulgu see lähedasest osadusest issandaga. Tulgu see läbi osaduse püha vaimuga. Kallis Jeesus, anna meile seda armastust, mis on sinus. Muuda meie südameid, puuduta meid ja aita meil oma elus astuda väikseid samme selles suunas, kuhu sina tahad, et me läheksime. Ja aita meil see kitsas tee päriselt ära tunda, et meiegi võiksime peegeldada sinu armastust oma elus. Aamen. Laulame laulast 270.